Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Käes on 7. november, sõidetud on Jaapani ralli reedene võistluspäev ja eks me võime öelda, et oli see üks must reede, kui sa oled Ott Tänaku fänn ja eks me kõik eestlased oleme. Ja eks seda me siis täna lahtamegi. Ehk siis tervist. No tere, Roland Poom. Minul on siis ikka päris unetu öö selja taga. Eda sina maailma värski mees välja ei näe, aga sa vist nii hullu ei pannud nagu mina. Tervist minu poolt ka. No mina kindlasti hullu ei pannud. Ma olen sellise mõistliku elurütmi peal, et ikkagi tahaks keskööks voodisse saada, aga eile siis või täna hommikul nii päris ei läinud, aga kahjuks või õnneks ma liiga palju katseid ei vaadanud öösel. Nii et selline stabiilne, just lasin oma esimese kohvi täna, nii et võtan lonksu seda ja olen kohe oluliselt värskem pärast. Ja tats meest kohviga, mille sees on aegunud piim, et kui meil põhjad alt ära löövad ja saade poolel, siis te teate. Ülesehitus on siis selline, et meie Roland Poomiga räägime sellest võistluspäevast ja siis Kaspar Ruus võib-olla liitub meiga, võib-olla mitte, temal on siis hetkel see meediatsoon, ehk siis on rääkimus Tänakuga, aga eks me võime ise ka selle Tänaku teema alustuseks lahtamiseks võtta. Ehk siis, kuidas ta reeden päev lõppes, Sebastien Ogier esimene, temast 7,9 sekundi kaudusel Takamoto Ratsuta, siis 10,2 kaudusel Elflin Evans, nagu te aru saate kõik Toyota mehed, 4. Fourmaux, liiders 24 sekundit, 5. Bajari, liiders 24,3 sekundit, siis tuleb suur hüpe, Tänak 6. minut 12 ja 7. Thierry Neuville minut 33. Aga eks me hakkame võtame, proovime sest Hyundai asjast kuidagi aru saada, oleme ausad, ise meiesugused suured Toyota vihkajad ja Hyundai optimistid. Eile siiski me mõlemad ütlesime, et siin see Toyota kolmikvõit on loogiline tulemus. Hetkel ongi siin kolmikjuhtimine. Usku oli mõõdukalt vähe sellest Hyundaisse, eriti seepärast, et meil on see Granaaride ralli on see peapõhjus, miks mul oli vähe usku. Aga aitan nüüd mul seda selgitada. Põhimõtteliselt on nii, et Tänakul on nii-öelda see eelmise aasta modifikatsioon. Neuvillil Fourmaux'l on uus modifikatsioon. Neuville ja Tänak, olgem ausad, nad peavad sellel rallil olema hetkel. Nad ei ole paljusid on, nad ei ole mehed, kes peaks olema lootusetult minut pluss Ratsutas. Nad on kiiremad mehed kui Ratsuta, aga ei ole konkurentsis. Täna 6 kiiruskatset Tänak ja Neuville kumbki ei jõudnud 5 parema sekka. Seda olukorras, kus Rovampere rahtekatset sisuliselt ei sõitnudki. Täiesti lootusetu. On sul sina tark mees, sa oled ekspert. Mina olen selle loll mees, mina ei saa aru, kes see võimalik, et kohe üldse ei liigu. Ja samal ajal meil on Fourmaux, kes ei ole küll seal esikoha konkurentsis, aga vähemalt on kuskil olemas. Oled sa midagi aru saanud? See on, olgem ausad, see on ikkagi jabur. No nii, kust otsast me alustame siis? Ühesõnaga, Fourmaux, tegelikult kusjuures, ma ei tea, kas sa mäletad, aga eile korraks sai ka mainitud seda, et kui keegi Hyundaidest võiks sõita, siis see võiks olla Fourmaux. Ja põhjus väga lihtne. Üks on selline noor ja veri vemmeldab, kes üritab isegi ebamugavast olukorrast maksimumi võtta ja teised on võib-olla sellised juba mõtlevad natuke võib-olla ka karjääri lõpetamise mõtteid, et tahaks kodus olla ja kurat, kas siia üldse tasus tulla, et siis võib-olla see motivatsiooni taseme vahe on ka kuskil erinev nende meeste vahel. Et pean ütlema Fourmaux poolt, võib-olla isegi ootasin seda head tempot võrreldes teiste Hyundaidega ja tegigi seda, et tegelikult olgem ausad 24 sekundit päeva lõpuks maas olla, 13,8 poodiumil maas olla, ei saa öelda, et oleks halb tulemus Fourmaux kohta. Et isegi kui Hyundaidel ei oleks probleeme, siis isegi sellises olukorras vaataks, et Fourmaux'lt oli päris okei tulevik. Aga Ott ja Neuville, ütleme, sisuliselt ühes augus nad on erinevate aastate autodega, ühel on mingid modifikatsioonid, mida teisel ei ole. Kui suur nende vahe on, lõpuks keegi ikkagi ei tea seda. Aga
noh, nii palju saab öelda, et selles eitluses oli ikkagi meil tänaks parem täna ikka selles plaanis, et isegi 24 auto siis et selles kõige hullem asi, mis siin oli ikkagi see Neville selle kõige uuema versiooniga, et see oli kõige hullem asi. No tegelikult ja ma arvan, et need autod on ikkagi üpriski võrdsed ja lihtsalt seal ongi võib-olla mingi küsimus, et kuidas mingi seadistuse nii-öelda know-how ja data on olemas, et kuidas mida panna, seda lihtsalt vanal autol võib-olla rohkem kui uuel ja uuel ei ole ta kunagi ka toiminud, et siis ei ole keegi nagu väga kindel, et mis seal nagu on ja mis see toimib. Aga no ma ikkagi lõpuks ausalt, ma päris ausalt, ma jään selle juurde, et nii Ott ja Martin kui ka Thierry ja Martin on võib-olla olukorras, kus on ebamugav sõita, nad on harjunud millegi muuga ja kui see auto niimoodi ei toimi, siis ka ühtegi üleliigset riski keegi võtta enam ei taha. No ta on selles mõttes on ikkagi, kasutan head sõna nagu margiline, mida ei ole olemas, see on praegust ma üks lemmiksõnu, et me mäletame, milline oli see Kanaaride ralli ja enne räägiti, et kõige sarnasemat rallit, eks ole, MM-sarjas mis asfaldil on, eks ole, Jaapan ja Kanaarid, et selline, ainult selline kurb, eks ole, et sul seda, kiirust ei saagi selles mõttes üles, et sa lased seal 80 kilomeetrit tunnis keskmiselt ja ja me kõik mäletame, et Kanaaridel oli põhimõtteliselt sama seis, suures plaanis sama seis, et oli 4 Toyotat, siis olid 3 Hyundai'd, et praegu viimase katsega jätame see Furmo üldse kõrvale, sisuliselt on ju täpselt sama seis. Et meil on esimene tiim on täitsa üle, siis tuleb teine tiim ja siis tuleb kolmas tiim, täitsa ulme. Ja taaskord me ei saa rääkida sellest, et Hyundai oleks ülihalb, vaid Hyundai on halb ja M-Sport on ülihalb. Miks see nii on? Me ei mäleta eelmisest aastast, üle-eelmisest aastast, me ei mäleta sellist asja. Kas see... Varasematest aastatest see halb M-Sport on ka ikkagi poodiumit toonud, on ju? Ja see halb Hyundai on ikkagi see, et sa kuskil punases sõites saad midagi, eks ole. Siin sa ei ole kuskil lähedalgi. See, et Nänatil on ühelgi kiiruskatse oli mahtunud 5 paremaseks, see on täitsa ulme, seda ei tohiks olla. Ei, loomulikult, täielik fopaa ju. Kas see on mingi... räägitakse, et Neville ka ütles, et mingite seadetega liitus õiges suunas, et homme võib-olla on parem. Mis on sul üldse? Ma võin öelda, mingid lollid teooriad on, mis on hästi ebatõenäoline, sest et teistel asfaldirallidel asi toimib, et võib-olla uued rehvid on. Meil on uued rehvid, kaks asja muutunud, mis saab olla, eks ole. Üks on need uued rehvid ja teine on see, et meil tõsteti masinatelt maha see hübriid. See peab olema vist see, et miski ma ütlen, siis sa kirjelda ära siis lihtsalt, et minu loll teooria on see, et mingi tasakaalu kese, mingi asi on täitsa mööda, lihtsalt sellistel rallidel on see hübriid on sealt maha võetud, eks ole, ma ei tea, palju see oli, 100 kilo, eks ole, ja mingi asi tasakaalu kese või midagi on autol täiesti mööda. Kas see saab olla see ainus loogiline selgitatav põhjus, miks just sellistel rallidel asi ei toimi? No ja, ma olen oma arvamusega pigem kuskil samas kohas, et võtame lihtsalt siis eelmise aasta, kus see auto ikkagi sisuliselt töötas ju, ma ei ütle nüüd väga hästi, aga töötas hästi, piisavalt hästi. Eelmine aasta meil oli Hyundai, kes ei tule maailmameistriks. Jah, täpselt. Et mis siis muutus, nagu sa ütlesid, rehvid muutus ja hübriidi pole. No rehvi muutus on see asi, et ma saan aru, kui see Roompere näide on hea näide, kus ei saadud alguses minema, pärast ühesõnaga mingisugune mindseti, mingi küsimus võib-olla tema puhul või saadi täpsemalt aru, kuidas autot seadistada selle rehvi järgi, fine. See on, ma arvan, ongi võib-olla 2, 3, 4 ralli küsimus. Kui selle saab paika või asfaldiralli puhul, siis ootadki selle ühe asfaldiralli korralik test alla. No, ma tahaks arvata, et see, et uued rehvid on, selle taga ei saa asi olla. Sest see ei ole midagi nagu erakordset, kõik sõidavad, et kui meil oleks nüüd erinevad rehvitootjad ka siin erinevatel meeskondadel, siis oleks teine küsimus. Aga hübriidi eemaldamine võib olla küll see, kus tegelikult mingi probleem tekkis, sest me ikkagi ju kuuleme seda, et on see nii-öelda balansi küsimus kogu aeg, on ju,
ühel hetkel on ta alajuhitav, teisel hetkel ülejuhitav, seda mingit sweet spoti seal nagu ei olegi leitud, nii et ainuke reaalne või vastus tundub sellele, kui meil ei ole nagu asjapulkadelt nagu konkreetseid vastuseid. Kuigi ega nemadki väga ei anna meile, nad üritavad ka ise mõista, et head lahendust nagu, või polegi nagu lahendust, et miks see auto jätkuvalt selline on. Et selles mõttes kokkuvõttes, mis ma tahan öelda, ongi see, et tõenäoliselt selle muudatusega, mis sa välja tõid, et võib-olla see hübriidipaketi eemaldamine on, või selle siis mingi ballastiga jaotamine võib-olla selle auto puhul selliselt ei tööta, ma ei tea, jah. Mõttetu pikk jutt. Ja, lihtsalt huvitav raasus, et Neville, kes räägib suht avatud kaartidega, ta ütles mingi katse ka, et pole enesetunnet, pole autol, pole pidamist, autol pole tasakaalu. Aga kusjuures onboardist, ma ei tea, kui sa jälgisid, et ega see oligi selline päris nagu, mulle meeldib saarlaste see väljend, see päris manna oli see sõit, et vaatad, et issand jumal, et Neville sõidab, vaatad nagu ma ei tea, nagu McCurlen sõidaks. Et nagu seal ei ole seda commitmenti ja see tunduski, iga kurv tundus selline, et ta nagu 2-3 korda mõtles enne, et mida ta seal kurvis teeb, aga siis oligi iga rooli keeramisega tunnetas, kas nüüd on alajuhitav, ülejuhitav, mida see auto teeb, et iga kurv tundus selline olevat. Räägime siis selle hommikuringi põnevam asi, mitte põnevam asi, ja võib-olla suures pildis kõige kaalutam asi MM-sarja üldvaates oli ikkagi ralli 3. kiiruskatse siis. Ralli 3. kiiruskatsel juhtus selline asi, et oli selline kiirem, parem kurv sinna üle silla või mina ei tea, mis seal olid, igast metallpiire oli sees. Täpselt selline väike aps, mida minu meelest iga sõitja teeb iga rallil tavaliselt ühe korra. Ja sõitis sinna sisse, selles isegi mitte midagi juhtunud, justkui visuaalselt. Aga võtta näpust Kalle Roompere all ratas vilt all. Ja seal natuke seal kaotasid, albus kaotasid, et sul oli 2,5 minutit ja lootust, et äkki saavad seal ise korda enne hooldust oli 1 katse veel, aga sealt tuli see teine 2,5 minutit juurde, ehk siis selles mõttes hetkeseisuga langes ta ikkagi tiitliheitlusest välja julgeks öelda. Hetkeseisuga. Tahtsin sama öelda, et tiitlimängus on oota muidugi ralli lõppu ära, aga siis ütleme virtuaalselt on tiitlimängus 2 meest alles ja nii kaua, kui neid on 2, on väga põnev, et kui neid on 1, siis enam ei ole nii põnev aga selles mõttes no drama, ma arvan Kalle Roompere poolt ka, tal on suht savi, juhtus mis juhtus. Aga mis see aps oli? Oli see... Ja, tead, see ei olnud tegelikult täiesti võistlusolukord, nagu sa kirjeldasid ka seda, et seal ei olnud sõiduviga, seal ei olnud ka legendiviga tegelikult, seal oli võib-olla lihtsalt ütleme siis, olud on võib-olla kohati sellised ettearvamatud, külm on, libe on kohati mingid kurvid. Ta esimene vist mulje oli küll ühel hetkel, et äkki legend oli Tsipaliiga üle. Sisuliselt, ütleme, tee peale ta mahtus tegelikult üpriski, võib-olla ütlegi grammi liiga täpselt ära, et igas teises võistlussituatsioonis oleks see auto võinud jääda sinna sentimeetri pealt paika või toetada lihtsalt kerega, aga täpselt see siis nii-öelda tagarattasse ikkagi väikse vigastuse sai ja sinna see rallida jäi, aga ma ütleks, et seda vaadeldes selline täiesti, ütleme, võistlussituatsioon, kus ei taha nagu sõitja peale nagu väga otseselt süüd panna, loomulikult tema on seal roolis ja tema seda tegi, aga selline, ütleme siis väga pehme sõitja viga, et mitte midagi hullu. Oleme ausad, mis selle võis põhjustada muidugi, raude sulgudes, et Roompere tegelikult alustas reedet suht kehvasti, et ta tegelikult sel hetkel, sõita oli metsikult, aga sel hetkel ta oli ikkagi jadas 4. kohta, selles ta oli hommikul esimesel kiiruskatsel 5 ja seis oli appu ja ei olnud see, et pidi pingutama selles mõttes, et siin on 1 mees, kes vahepeal pingutab, kes mitte, kui me jõuame. Me ütleme Roompere, midagi neid apse, olgem ausad, et kuidas ma ütlen, et neid apse on siin ikkagi viimasel 2 aastal ikka sisse tulnud omajagu. Jah, on, aga nii ta on, et ega ma ei oskagi selles mõttes midagi öelda. Lihtsalt ma ütlen veel selle ära, et ilmselt täpselt see ongi see, et kui tuleb, on vaja nii-öelda sõitma hakata, soovid rohkem suruda, siis toome lihtsalt mingi, ma ei tea, ühesõnaga, ma arvan, et sõitja suudab sõita sellel tasemel selline 95%-ga kinda peale ja väga kiiresti.
Nüüd, kui on vaja suruma hakata, sul on vaja nagu 100% commitmenti, võib-olla isegi nagu 101% sealt kohati, et seda vahet tagasi sõita, siis ongi need hetked, kus sa pead sõitma nagu nii täpselt, et seal ei ole nagu sentimeetritki ruumi, ja siis ongi need olukorrad, mis tegelikult tunduvad nagu lihtsalt tavalised võistlusolukorrad, aga sellel võib olla päris suur tagajärg, aga sisuliselt nagu liiga palju ka üle oma varju ei astuta, et eks see on see olukord, kus kui need marginaalid on nii piiri peal aetud, konkurendid sõidavad ka samamoodi täpselt viimse piiri peal, kõik teavad täpselt katsed pähe õpitud, siis kui sul on vaja seda 10 sekundit tagasi sõitma hakata, no siis võivad need olukorrad tekkima hakata, kus sa üritad võib-olla sellest maksimumist grammi võrra üle astuda. Jah, et mis on Rompera, mis see rõõm või häda, eks ole, et tegelikult punkti kohale ta vist ikka sõidab, et teda 9. kohast ehk Solbergist lahutab 3 minutit, no see on täitsa tehtav, et selles mõttes, et Solberg kaotab liidrile 3 ja peale, see tähendab, et ta ühel rallipäeval on Solberg parimast Toyota mehest on üle 3 minuti aeglasem, see tähendab, Rompera on umbes sama kiire kui parim Toyota mees, ehk siis ei vabandust, 2 minutit on Solbergis, selle 2 minutit ta sõidab tagasi. Ma isegi välistaks seda, et ta puhta sõiduga võtab Munsteri kinni, et see 5 minutit, mul on tunne, see Munster liigub selles tempos, et sinna parimatele 5 minutit kaotada. No jah. Et selles mõttes, et sealt paar punkti tuleb sinna näppude vahele ja kui keegi veel eest ära rutub, on ikka natuke vähe, et seal need jube suured punktid saavad hetkeseisuga Evans Ogier, et seal ainus asi, millega ta seda rallit päästa saab, on see, et siit üldarvestuses mõned punktid ja siis punkti või pühapäeval siis kõik maksimum. Jah, aga selles mõttes see nagu ikkagi, ütleme, hooaeg on ikkagi nii lõpus. No see on ikka nii lõpus, et see on juba selline viga ikkagi mängib tiitli maha tegelikult. No kõik on suhteline, me peame vaatama, mis Evans Ogier teevad. Kui oleks üks mees seal ees, siis oleks see võimalus 50-50, et ta suudab tagasi tulla, aga 2 meest ikkagi peaks sisuliselt ka mingi vea tegema, et see punkti vahe ei käriseks. Jah, et virtuaalselt on siis Evansi edu 28 punkti, et ühelt rallit saab 35. Et kui ta niimoodi jääd, saad pahandusega, võtad kärbid sealt. Täpselt, meil on ju ikkagi pühapäevapunktid ja Power Stage kõik jutud, et ega me lõpupilti selle punkti tabeliga saamegi alles pühapäeval teada. Jah, Rompera lemmikasi, mis juhtus, oli ka see intervjueerija tuli küsis, et no nii, kas arvutad ka, mis seal tegema pead, sest Romperes mul on ikka väga halb. See oli väga hea, see oli päeva parim lause tallelt minu. Kesk-Euroopa rallil minu meelest oli ka mingi pikem paus oli ja siis kõik vaatasid videoid ja siis katse lõpus Rompera vist lajatas mingi tummise aja, äkki või isegi katse võit alla. Ja siis ala küsimus oli ka, et kuidas ette valmistasid või mida iganes, on ju, et siis ta ise ütles, et kõik vaatasid videot, et ma tõmbasin mõnusa uinaku hoopis. Siis ta need sitta need videod, et õige. puhkasin hoopis, magasin. Aga jah, et tema ees siis on loomulikult, et kuidagi ongi läinud nii, et tema ees on sümpaatselt Heiki Kovalainen, et siin 11 järel 2 soomlast. No siis on vähemalt, jah, ühesõnaga, sätib ennast juba sellesse mentaliteeti, sellesse hingraja mentaliteeti. Sa oled siin kollas mees rohkem või ei ole? Mis siis? Ma lihtsalt mõtlen, kas see sellel Heikil on selline särtsakas Jaapani naine loeb kaarte, et kas on nagu tal on tal see mingi kaaslane või mis on ta lihtsalt... seda teab? Ei tea. Lihtsalt naljakas lihtsalt. Kas ta sõidab seal ainult nagu teeb sporti seal või ta elab ka seal või? Ma arvan, et elab ka, sest ta on ju pannud seal seda Jaapani rallisarja ja ta on päris palju Jaapanis. No mine tea. Mis ka Miga Salol oli äkki kunagi Aasia naine. Mina kui vanasti ma tahtsin neid kollasid asja, viimasel ajal kuidagi ei huvita. Aga okei, see läks juba mölad ilmselgelt. Sama kiiruskatse jäi viimaseks ka Josh McEarlanile. Fantastiline telepilt oli õnneks. Ma võin öelda, et hea, et sa magasid isegi. Et see, selles mõttes, et see ju mingi haktis. See põhimõtteliselt hommikupoolikul põhimõtteliselt mitte midagi ei näinud, et hea finiši intervjuud tulid, et kiidame selle poolest, et seda, mis McEarlanil, kuidas ta välja sõitis, seda me ei näinud, aga me nägime, et see auto oli päris sodi. Ma näen pilti ja videot ma ka kuskil, ma üritasin hommikul veel nagu vaadata ja otsida, ei. Aga see auto on katki, et kui mul on head pildid, vaata võrdles, et Rompera auto ma näitasin praegu Eigal, et Rompera auto on lihtsalt paar kriimu peal sisuliselt, siis McEarlani auto on ikkagi McEarlan mehed olid kandred, viidi ikkagi haiglasse ülevaatamisele, mehed on okeid,
nüüd ma ametlikult ma ei ole seda kuskil näinud, ma tähendab vähemalt pool tundi ära see ei olnud, aga esmajuttude põhjal auto on nii ribadeks, et Jaapanis kindlasti ei sõida. Ja mingi selline halvem asi on selle autoga vist tahetakse minna Saudi Araabiasse, mine sa tea. Et mingi hästi skeptilised jutud olid, et okay. Aga no selles mõttes, et see pidi see võib-olla on juba see taktika, et hoiame eelarvet. Sa või attad jälle peale. See visuaalselt, ma ütlen ausalt, ega autol ratas alt ära ja aga tõesti nii palju viga saanud. Ei, ma arvan, et see, et siin ei tule, ma arvan, seal on see puur on... Aga kas sa mäletad, aasta oli? Kurat, ma olen ka saanud, ma saan 30 ka ja siis ma võin juba rääkida. Aasta oli omal ajal Teemu Suninen Rootsi talverallil minu meelest küttis puusse, see oli 2017, ma arvan, või 18 ja sõitis puuri kõveraks, aga ei olnud häda midagi, M-spordi mehaanikud lõikasid toru vahelt välja, vahetasid selle kõvera toru ära, et hommikul sisuliselt küttis edasi. Jah, ei no ütlen igatahes, mine sa tea, igatahes Jaapanist nad ei stardi, et see on kindel. Okay. Et see tähendab, et homme siis hakkab teeb puhastama Kalle Rovampere, mis on pigem on vist, mina siin tegelikult ei saa nii aru, kas on hea või halb. Sellest ei saa aru, sest vaata, mina just kui ma esimest katset vaatasin, telepilti oli ka siis Joppas, mis siis S2 tähendab, et Sami Pajari näiteks tuli tagant siuke sooga, et vaata, et võtab katsevõidu, aga kui tuli see tehnilisem sektsioon, et siis nagu andis ära, et tundus, et reaalselt tundus selline hetk, et võib-olla see tee lähebki paremaks, et peal oli neid lehti ja selline libe olemine, et siis sõidujoon ikkagi läks puhtamaks, aga see võib olla jälle nagu väga marginaalne vahe ja et võib-olla ikkagi tundis hästi ennast seal roolis ka. Jah, et need olid siis päeva ebaõnnestunud ehk siis Hyundai meeskond, Kalle Rovampere ja Josh McNerdland. Mul vahepeal mõttepaus, ma ütlen see öine see, ma ei ole kõige... Anname andeks. Aju ei töötu. Mitu lugejat sul oli blogis öösel? Ma ise ei lugenud, midagi oli, aga ma ütlen, et see... Kuule, aga vaata, ma lohutan selles mõttes, et kui öösel lugejaid ei ole, siis väga hea oli hommikul ikkagi lugeda. Jah. Ma isegi hommikul, ma isegi proovin seda, et mõnikord see on alati suur, täitsa mõttetu jutt, ma ei kedagi huvitada, seal on see, et kas panna neid spliti aegu ka või mitte sinna. Ja siis ma vaatan, kui neid spliti aegu ka panna, tegelikult on huvitav, siis ma mõtlen ka, et kui inimesed hommikul tulevad, tahavad läbi lugeda tagantjärgi, siis kui sul on seal scrollimiste viisi, kümneid poste on neid spliti aegu, siis tegelikult huvita neid spliti ma annan sulle infoks enda vaatevinklist siis lugejana, et split ei ole vaja. Ja. Kui ma loen hommikul järgi. Jah, ma mõtlesin ka, et siin rallil eriti, et siin splitte ei ole vaja, et nii palju, kui need ei ole just midagi väga olulist. Ja, täpselt. Aga esikolmik, räägime siis selle esikolmiku ära, Sebastien Ogier esimene, nagu öeldud, Ogier, jah, et Ogier oli lihtne, et oli see kuulus tunneli katse, Isekaami tunnel, kuulus, mis kummitab ja tänu sellele, eks ole, autod lähevad põlema ja kõik sõidavad kraavi. Igal aastal on seal põnevaid asju juhtunud, sel aastal ei juhtunud mitte midagi. Juhtus ju. Nii. Yuki Yamamoto ei olnud või? No Yamamoto mõtlen suures mängus. Suures mängus, okei. Et tema, jah, see rammis tunnelit, aga see on nii kitsas, et seal ikkagi võib juhtuda. Aga mõtlen, suures mängus ei juhtunud midagi. Aga mis siis Ogier seal tegi, esimesel läbimisel tuli üli rahulikult läbi, ütles, mitte rahulikult, ütles, ma ei palju asju juhtunud, et ei jätta siin riski, ma hoidsin tagasi, mul on siin repid leidnud, ma siin ei võta. Ja siis tuli 5-6 kiiruskatse ja seal lihtsalt lajatas põhimõtteliselt selle Evansiga raeratsega pluss 10, mis sel katsel on ikka päris arvestatav vahe. Ja no nii ta ongi. Ei normaalne. Et kusjuures tegelikult ma veel mõtlesin sulle pärast SS2 kirjutada, et vaata, Evans tundub päris nagu hoos olevat, nagu selles mõttes mitte nüüd võib-olla aegasid vaadates, aga nagu mentaalselt, et Evans siis saab minust väga hästi aru, et kui ta tuleb seal, ebaleb seal midagi, või teine asi on, ta on tüüp nagu tõmbleb ringi, vaata, nagu mingi 2 espressot oleks just alla pand, et see Evans tundus tegelikult nagu olevat väga selline committed ja tundus, et ta on nagu üli sees ja davai, paneme, surume. Siis ja ütleme päeva lõpuks ikkagi päris nii ei olnud, et jah, see 10,2, aga see ei ole ka nagu traagik, et ma tegelikult pean ausalt ütlema, et arvasin, et isegi võib rohkem kaudata, et pigem ütleks, et on täitsa selles teravas tipus sees, et küll jah, see 2 katset, millega ta ära andis, aga sisuliselt andis 2 katsega selle aja ära 10,2 sekundit. No Ogiel siin jätta tullu panema, Shinjiro teisel läbimisel, et ilmselgelt seal ta hoidis taga, mis ta ütles, et
et on alati, Ožee ütles, tal on alati meeldinud suruda teisel läbimisel. Et siis on legend paigas, info on kõik teada, vaat siis ma võin minna, siis lähen. Jah, seega siis ütleme, selline mees sõidab nagu rööpas lihtsalt. Täitsa, selles mees räägib, nagu asjad on, see päris ägene. Et seal on pasi paigas millimeetri pealt. Aga ei, selles mõttes Ožeer, võtame kokku, ega tugev päev ja eelduslikult tugev päev. Küll selles mõttes ma arvan, et väike võib-olla selline koorem või pinge õlult langes ka Rovanpera veaga. Et ikkagi üks mees vähem, kellega võidu sõita sisuliselt. Kusjuures, kui ma kuulen, ma ise Ožee, kui ta ütleb, kes ma ütlen, vaatasin, mingeid rallisid on sel hooajal päris palju, kus on Tänat näiteks välja langenud esikoha heitlusest. Ja minust see, ja Ožee on öelnud, et jumast kahju, et ta oleks tahtnud, et nagu tahad, sest on mees mehe vastu. Ja minust Täna ütles ka, et see Kalle, mis see on, ja siis tegelikult, et tahaks mees mehe vastu need asjad selgeks. Ja mul on tunne, et kui siin mõni teine, et Evans on see, et let's go, et Rovanpera läinud, nüüd on ainult Ožee, siis mul on tunne, et Ožee püüab valida, et kas seal, ma võtan tiitli nii, et mingi selle Rovanperal ja Evansi häda, ma arvan, ta ise tunneb ka, see on jama, vaata. Ma tahan minna sinna, ma tahan teiste läbimistega tõmmata 5 sekundit ja näidata, et ma olen parim, et ta ei taha seda, et jääks mingi, seal oli ju mingi asi. Mul on tunne, et see on väga selge. Kuul, kas sa lugesid seda Dirtfishis vist oli, et Ožeer ütles, et ta naine ütles, et kuule, et see vist ikka pole päris aus, kui sa teed poolikut hooaega ja võtad tiitli või? Lugesid või? Ei lugenud ausalt. Siis ta ütles, et ühesõnaga naine oli kommenteerinud, et kuule, et see vist pole ikka päris hea mõte, et tuled stardid kuskilt tagant kruusarallidel ja hakkad punkte noppima, et aga ei, Ožeeri naine, mis iganes ta nimi oli, ma ei mäleta, et ta on ju varasemaltki sellise terava keelega olnud, et Citroen ja see, vaata, kohe näha, ma räägin, see on kollase mees, et ära Ožee, ega oligi, seesama kasutame siis SS5 ja SS6 2 kiiruskatset, nendega tegigi asja ära, et siin pole mitte midagi, selle mehes peab lihtsalt pidevalt mütsi maha võtma, et täitsa ulme vanale. Ja, nii on. Ja minu ennustus, mida ma muidugi ennustuses nagu ei panda, siis ikkagi äkki läheb nii. Ma ei pääse sinna hetkult sisse. Raske elu. Päeva superstar pigem võiks ju olla ikkagi Takamoto Tatsuta. Võiks, aga tead, mis on või? Nii. Hakkasin hommikul sõitma, ma ei tea, miks ma nii tobedatele mõtetele üldse tulen, pole muud autorollist teha. Mõtlesin, et vaata, kui peaks olema nagu F1 stiilis see, ma ei tea, driver of the day või mis seal iganes antakse, siis mõtlesin, et ilmselgelt peaks Katsuta saama, aga kurat, ma annaks ikka Formoole. Jah, mina annaks, vahet pole kellele. Jõuame Formooni ka, mul on isegi küsimus sinna, lugeja küsimus sulle Katsuta. Korraks sai olla ralli liider. Jah. Mulle meeldis see, mis ta ütles, ma esimest korda elus nägin enesekindlat Katsutat. See oli äkki 4. või 5. katse finišis, vahet ei ole. Ta raotas seal mõned sekundid Ožeele. Ta ütles, et ma ei hakanud siin lõpus riskima, et ma võitsin natukene tagasi. Et enesetud on nii hea, et kui ma tahan seda aega tagasi võita, siis ma võin mujal riskida. Et ma esimest korda, kui mul siin sellist asja, et võtsin siin rahulikult, kui vaja, siis ma lähen panema. Täitsa nagu teine mees, on ju? Ei, see on täitsa ulme, ma ei tunnud ära, vaatasin äkki, ma unin, et Ott Tänat räägib või mis asi, see on ju täitsa sega, see meenutas selle hooaja alguse Formood, vaata, ma tean. Takamoto ütles, jah, laiasest ütles, et väga tahaks, et ma oleks siin praegu liiderroller, ma liialt ei taha. No jah, pühapäeval ta peaks olema, et ta ikkagi lubas võidu peale minna sõitma, aga selles mõttes praegu peab sõnast kinni, et 7,9 sekundit Ožeeri taga kõva tulek, aga olgem ausad, selles mõttes, et ega tal mingit, katsete mõttes see, et tal on Jaapani ralli, tal mingit kodueelist selles mõttes ei ole, et ta on sama palju sõit kui teised. Lapsepõlvest ta võis ainult ralliautodest unistada, ta ei teadnud, mis asi see ongi, ta teadis ainult, mis asi on kart ja vormel, aga kodupubliku eelis ilmselgelt ikkagi seda mingisugust motivatsiooni juurde annab, et ikka kui need fännid seal möllavad ja ma tean omast käest, et see on lahe. See on nagu sina sõidaks kuskil seal Assamalla ja Lasilava. Assamalla jomma ei jaana. Oota, ma olen Assamallast ainult purksi ostnud. Tule ratsetav nüüd, siin väike kõne tuli sisse, et vaatame, kas see toimib või tuleb selline tehnilise viperduse minut. Kaspar Ruus, kas meid on kuulda?
Teid on väga hästi kuulda, ma loodan, et ka mind on kuulda. Ja ma arvan, et sa oled võib-olla normaalse wifi saanud sel korral väike võit elus. No nii, räägi, Kaspar Ruus, kui meil oli kokkulepe, mida meil tegelikult ei olnud, et alustame pool ja sind ei olnud, siis kus sa reisid, mis sa teada said, too siis kõige värskemad muljed meile otse Toyota linnast. Kas sa mitte ei kirjutanud mulle ise ka alles 10 minutit peale pool? Rahu. Mulle kirjutati 1 minut, tähendab pool läbi kirjutati mulle alles, kus stuudios me täna salvestame, nii et... Võtab, kus see nüüd muutus Eigo mingi tampimise selleks, et rahu. Neid jutte räägime hiljem, vaata. Kuule tahab teada ikkagi Kaspar Ruus, mida rääkisid seal kuulsad superstaarid. Jaa, ma siin nüüd liigungi tagasi, et saaks iPhone'iga Wi-Fi'sse ja Tänaku videoteele saata, et laias laastus on seis sama nagu hommikul, et kuidas ma ütlen, on nagu on, et ise seda puhas päev nagu selles mõttes draamat või mingid tehnilisi muresid ei ole, aga lihtsalt seda masinat ei saa nagu niimoodi sõitma, aga jah, mis ta veel rääkis, et Formeau aegade pealt on näha, et iseenesest see uus Evo, et sellega, et seal ikkagi potentsiaali on, et sellega natuke veel tööd ja iseenesest võiks olla samamoodi konkurentsis nagu tegelikult see uus Hyundai on nagu kruusal olnud. Et need on need, mis kohe meelde tulevad. Ja homse päeva kohta, et laias laastus nii-öelda oodata on ilmselt midagi sarnast nagu täna tema enda puhul ja tema sõidu puhul. See tähendab siis seda, et Ott ikkagi ütles, et Neville paneb päris jamasti või? Sisuliselt ikkagi öeldi siis ära, et üks mees sõidab, teine ei sõida. Neville selgitas ise seal meile. Ma lõpuni mäletan, mis ta ütleb. Ma just tulin sealt, aga et tal on täpselt enam vastupidised seadistused või mis Formeau'l. Ja selles mõttes see on tegelikult huvitav case, et Formeau ju ütles ise ka mulle lõunavau seal, et ta reaalselt pidi nagu sõidustiili muutma. Et ma ei teagi, kas Neville näeb ta seda varianti, sooviti üldse seda teha või et kuidas see kõik on. Ma pean kaudselt üle kuulama. Ma reaalselt, mul on natuke pead hüüb praegu. Ma siia vahele ma viskan selle, kuskilt meenub, et kui Formeau hooaeg alustas, siis ta nii-öelda matkis väga Oti ja Neville'i seadistusi ja ühel hetkel ütles, et ta ei saa. Ta peab minema oma teed, et ta ei saa nii-öelda targemate kolleegide seadistusi kasutada. Võib-olla on seal ikkagi mingisugune küsimus, tuleb mingi teise värske mingisuguse võib-olla ideega, et võrreldes Neville'iga näiteks. Jah, tundub küll, Otto, siin on natuke plähmerdamist praegu nii. Ja, ma olen laias laastus nõus, ma püüan lihtsalt kuidagi ka autode vahelt ringi liikuda. ei ole ralliautode vahel, seda ma igaks juhuks rõhutan, et reegleid ma ei riku siit. Mõtlesin, et õllerdad kuskil katse lõpus, mõtlesin ka lõpus. Otse autole. Kurat, jälle viled käed. Okei, ma olen paigal, räägime. Räägi üldse, kuidas ralli seal koha peal välja näeb siis, et palju neid hullunud Jaapani fänne on, selles kõikide sõitjate jutt on küll selline, et mega, et kõik on mingi ulme fännid, möll käib, et on ta siis kuidagi eriline või on see rohkem selline, et ilus PR-jutt? Ta on kihvt küll, ma ei oska öelda nüüd, kui, et jumal ees, siin on midagi sellist, mida kuskil mujal ei näe, aga siin on kihvt küll ja fännid on pühendunud ja päeval oli äge hetk, et siis kui me ootasime autosid, tegelikult oli veel mingi 20 minta minna. Ja autodel oli veel vähemalt 20-25 minta aega ja siis ühel hetkel hakkas kari jaapanlasi jooksid kohvrid käes lihtsalt Toyota telgi ette juba passima ja kuna neil olid reisikofrid käes, siis jäigi muljet, et kuskil siin sama sööbind ja siis tulid, et saaks autosid näha, et seda kirge on siin küll, see on nagu äge ja tegelikult ju päeval siin peale meediatsooni otseselt ju mingit sõitu ei näe, et alles homme on see staadioni kõrval olev katse, aga ikkagi on päevad see rahvast täis. Siin on nii palju atraktsioone, süüa, juua, mis iganes lastele kõik tegevus staadionil käib möll ja et siin on nagu selles mõttes nagu elu on tegelikult nagu hommikust õhtuni, et see isest on nagu äge, et see pluss muidugi see, kuidas kõik jooksid tormi, et lihtsalt näha, kuidas autode hooldusalasse tagasi jõuavad.
ja just muidugi Toyota, et see oli põhiline. Ja ma just tahtsin, kui sa kõnnid seal, ma eeldan, et seal on võib-olla mingi fännisärgid või mingid muu selline plakatid käes, mis iganes, on fännisärgid võib-olla loogilisem. Kas kui sa visuaalselt peaks ütlema, kas kõige populaarsem rallisõitja on ta Ratsuta või on keegi teine ikkagi, et või on Ralle või on keegi kolmas? Et kelle nime sa oled näinud? Sina kui ekspert. Jah. Pigem olen neid lihtsalt nagu Rally Japan särke ja hästi palju lihtsalt Toyota stiilis või Toyota logodega särke, aga nimesid on nagu vähemalt. Küll eile oli neid plakateid rohkem näha, aga siis oli küll jah, loomulikult taka peale seal kõik hõikasid taka ja Toyota meeda. Tegelikult on teised ka populaarsed. Siin oli samamoodi mitu plakatit, oli eile selles meediapennis Tänakule, oli seal Neville'ile, oli M-spordi meestele. Ja ma saan aru, ma ise kahjuks ei saanud, sest ma tegin tööd veel, aga eile see kesklinnas toimunud see ka siuke nii-öelda publiku vastuvõtt või avatseremoonia, et see olid ka kõik nagu populaarsed ja et ilmselgelt Katsuta on siin kõige populaarsem, aga siin tegelikult elatakse kaasa nagu kõigile, mida sai ka lugeda minu tänases LP-loos Kalle Roompere, kui rääkis ka, et seal kõik, et nad ei jälginud rallit, vaid nad jälgivad ka eraelu ja mõtlevad Kalle ütles, et tal on tema enda koeral on kingitusi toodud, et nad on nagu jälle kursis, mis kõigil toimub. Mis kui eile oli või esimestel päevadel oli põhiteema Ott Tänaku leping, siis mis on, meeldan, et mingid ajadjärjanikud on veel, oled näinud, kas tänane põhiteema on Hyundai kehvus, Ralle Rovanpere väljasõit või äge Ogier ja Evansi heitlus esikohale? No pigem on olnud jah see Hyundai ja Kalle. Et need on nagu kaks täna nii-öelda kõige selles mõttes pöördelisemat asja, et eks see Evans ja Ogier, et ma usun, et jõuab siin homme ülehomme ka veel nagu üles kütta. Mis on head teooriad või peamine teooria, mida ütlevad kogenud ajakirjanikud Hyundai osas, et mis on läinud valesti? Ega siin mingit süvainfi mul ei ole, aga pääsega vahepeal arendamist, nagu ikka see jutt on. Vana hea. Mis sul üldse, mis sul on kell hakkab seal õhtusse saama, mida üldse homme siis jälgida, et tee kuulajale selgeks, miks ta peaks homme öö läbi vaatama rallit ja lugema Delfi ralliblogi, mida veavad Kaspar Uus ja Igor Raljurand. No see viimane lause vastaski juba küsimusele. Et sportlikult heitluses top 3, Evans Ogier, oma ette võib vaadata seda lahingut, et mida nagu Katsuta nüüd kodus suudab ja kas ta peab lõpuni kodus vastu ilusti. Kas Formeau võtab pajal ära ja kas äkki võib-olla pigistab kiirust juurde. Mul on praegu ütleme nendega intervjuude pealt, raske näha, et seal Neville'il või Tänakul midagi väga niimoodi nüüd äkitselt võiks juhtuma hakata, et nüüd üli paljud rohkem tempos, aga eks seda saab vaadata ja ma ei tea, ilusaid katseid jälgida ja veatud blogi. Kas see Tänak nüüd õhtul oli natukene, kuidas ma ütlen, natuke rohkem rääkis ka, et oleme ausad seal just katsete lõpus, see Tänak, eks ole, ja äkki 5 katse SS5-l, Tänak vist võttis umbes 2 sõnada katse kokku, päris hea, et ma ei tea, et natuke oli kiiremaks läinud, siis Neville seal jahus, ma ei tea, 3 minutit, järgmine auto juba tuli, kui ta rääkis seal, mis kõik valesti läinud. Ja siis Tänak nüüd õhtult, arvestades, kuidas hooed läinud ja rallid läinud on, siis mingi hetk vist peaks tal tulema see asi ka, et on vist aia taha läinud ja see murekoorem, mis tal võib-olla siin esimese ralli alguses suured lootused, siis asjad kõik kukuvad kokku, et see murekoorem peaks mingi hetk ju ära kaduma, et kas see on tänaseks juba kadunud või pigem võime sellist natukene, kuidas ma ütlen, natuke pinged maas Tänakut näha homme? Ma ei tea, laias lastus tundus nagu ka õhtul siuke okei, et ega siin ju see nüüd, mis pärast on juhtus, see enam ei olnud ju ühtegi pidi nagu üllatus, et see nagu hommik näitas ära, et kuidas minema hakkab ja ei tea, olek oli nagu okei. See ma ei oska öelda midagi. Ja teeme siis lõpul loomulikult see nurk,
mida muidu peaks tegema Jaan Martinsoniga, aga kahjuks Jaan ei ole, siis ärme tee või? kas sa oled jälle ainult söönud friikartuleid liha või oled sa ikkagi, Jaapans on ju ikkagi kuulus mereannid, värske, ma ei tea, vaalaliha, et mis on see kulinaaria, mida sa oled seal proovinud või sa oled see, et Burger King näiteks? Soovi vastata sellele küsimusele. Selge, siis see vastas küsimusele. Ei, eks on, ütleme, nuudleid ja asju proovitud, aga ma ei ole maailma suurim mereanni austaja. Okay. Möönan avalikult ka. Ühtlasi vabandan kõikide toidukurmaanides. No selge, aga kuna sa pead selle tänaku video üles saama, siis ma ei saa sind rohkem kinni hoida. Ära hoia, jah. Ma nüüd vaatan, kas ma saan ka parklast välja. Mine proovi. Eesti rahvas ootab tänaku videot, et homme taas ja edu. Kas sa said madada nüüd ka lõpuks ometi või? Jaa, täitsa 5 tundi järjest. Opa, nädala isiklik rekord. No võt, see on mees. Kuule, tavaits, kuulmiseni. Jaa, eks homme uuesti. Ja, tšau. Räägime ta Evansi lood ära. Evans, keda me pole siis maininud, et Evans 3. Katsuta taga. Et kui me Katsuta on vägev, siis Evansi puhul me oleme ikkagi seal, et mida kuradit? Mis sa selle all täpsemalt mõtted? Ta on Ratsutast aeglasemalt. Okay. Et selles mõttes see on jama, ta peaks, ma saan aru, ta ise ütles ka, et eriti minu meelest tal läks päeva teine pool läks nagu nihu. Et ses plaanis, et ta ütles, et kuidagi rütm ei leia või mingi selline, ei olnud nagu päris selge jutt, mis seal valesti on, aga ta ütles, et midagi valesti, et ei leia, et asi ei kliki ühtäkki. Ma arvan, et asi ikkagi nagu klikib tegelikult, aga midagi peab nagu ütlema ja siis tulebki midagi öelda, et see ei ole, asi pole hästi. Sest tegelikult ikkagi, kui ka eile rääkisime ju Evansi plaanides, siis tõenäoliselt, mida me rääkisime, et ilmselt üritab seal top 3 lähedal olla või kui on natuke allpool, siis on natuke allpool ja arvasime ka seda, et Katsuta võiks ikkagi olla valmis võidu peale sõitma, nii et selles mõttes minu meelest on kõik nagu nii nagu ütleme eeldada võis, et Evans üritab siin kindla peale lõppu tulla, punkte võtta, kui vahe väheneb Ožeeriga ei ole suur draama viimase etapil, siis tuleb veri ninast väljas pingutada, et selles mõttes, et ta on praegu 3. koha peal, vahed on väiksed, Katsuutaga 2,3 sekundit, siis on, ma arvan, tema mõistes kõik hästi, aga see, et midagi häda on autol või valesti või kliki, siis ma arvan, et see on mudu jutt. Jah. Ja 4., 5. siis Furmo Bajari puhul pole mõtet rääkida sama jutt, et mingitel ratsete lõpust oli nad üllatunud, et kaotus nii suur, et peaks rohkem pindutama ja siis kui ta ütles, et ma lähen panema, eeldatavasti oli see SS6, siis tal oligi, põhimõtteliselt oli 3. aeg kohe, eks ole, et natuke nagu näitas seda, et kui ta ütles, et ta läheb panema, siis ta kiirust on, aga enamasti kiirust ei ole, mis tap. Võime sest Furmost rääkida, et veel korraks, et Furmo kõige paremad intekatest täna, see oli küll, vend oli nagu fantast, kui jäi viimasel kiiruskatsel, sest ta võidus 0,1 sekund raudus, sest oli, fuck, et oleks pidanud pindutama, kõik on fantastiline ja liidub ja ole mingi ekstreemsed seaded ja ma ei tea, mingi täitsa pläustajas, et heast tujust Furmo on äge. Raivo küsib, see on natuke võib-olla selline, kuidas ma ütlen, natuke võib-olla provotseeriv, võib-olla ei ole ka, aga mulle ise meeldib see küsimus, et Furmo näitab, et selle autor saab kiiresti sõita küll ja ta on seda varemgi näidanud. Samal ajal, Neville'il ja Tänakul on üks häda ja teisel teine häda. Et võib-olla Hyundai peakski panustama nooremale Furmole. Et võib-olla meie siin Mätt otsas arvame, et kogu Hyundai peaks keerlema pensionieeliku Tänaku ümber. See oli siis Raivo, mitte minu laused, aga... Ma olen Raivoga selles mõttes nõus, et tulebki panustada Furmole ja päriselt peabki panustama, sest Hyundai'le või Toyota'le on nagu väga selge see jätk olemas, on ju, kui sealt ühel hetkel Ogier maha astub või nüüd Rovanper astub maha ja kui Evans peaks maha astuma, siis neil on see tagavaras on nagu väga korralik olemas, kes tagant tuleb. Hyundai'l on selleks ainult Furmo.
ja kui me vaatame, kui hästi saab Formeau tegelikult hakkama, ütleme hooaja kokkuvõttes võib-olla me ei näe seda, sest on palju olnud põrumisi, enda vigasid, tehnika vigasid, kõik jutud on ju, aga tegelikult on tempo ülihea ja just võrreldes nende, nagu öeldi, pensionieelikutega on ju. Aga Formeau lihtsalt nagu täna ei ole see stabiilne punktitooja veel, miks peab mängima seda järgmised aasta-paar, peab kindlasti mängima nende pensionieelikute peale, kes kindlasti on nagu punktitoojad ja suudavad kõike kokku panna, et kui auto töötaks tiitli peale sõita. Siis Formeau veel täna selleks valmis ei ole, aga ma ei ütle, et ta ei ole selleks valmis juba järgmine või ülejärgmine aasta. Et ma arvan, tal on kõik olemas, et seda teha ja tema peale peaks panustama. Ja see, et ta täna siin niimoodi näitab, see tema need intervjuud täpselt selles mõttes on lahedad, et veits nagu selline ninanips ka võib-olla teistele, vaata, et kuulge, mida te vingute nii palju, et saab sõita küll, et samamoodi, et ärge mulle nüüd kaela hüpake, et ma siis võib-olla nõustun, aga ei, ühesõnaga no vägev on näha, et noor mees tuleb ja tegelikult üritab sellest kehvast olukorrast võtta nagu maksimumi, et mul see on selline värskendav vaade lihtsalt. No muidugi see, Formeau ma ütlen, muidugi ralli vanade meeste ala ja see jutt, Formeau tegelikult ka 30. Jah, ta alustas vaata väga hilja selles mõttes, et lihtsalt Ratsuta, vaata ka see tore noor poiss, 32. Et tegelikult on kõik, et seal kui me võtame Formeau on mitmes täishooaeg, see on nüüd 3. või? Ma eeldan, et umbes nii võib ta olla. Selles mõttes ikkagi noor mees, ta lihtsalt alustas väga hilja, et ta õppis kõigepealt arstiks ja siis kurat see arsti värk on igav. Ei, ta on ikka rohkem vist täishooaeg, et ta selle 2021 pani pooleldi, eks ole, ja siis 2022 1, 2, 3, ütleme 3,5 võib-olla ikkagi. No ühesõnaga selline sõidetud on nii palju, et ta peakski tempot näitama, mida ta näitabki. Lihtsalt kuna uus meeskond, kõik on uus tema jaoks, on ju, auto on ka nii, nagu ta on, siis ma arvan, et selles nagu kõik need keerulised nüansid kokku pannes on ta tegelikult väga hästi hakkama saanud ja ainuõige otsus minu meelest Hyundai lepingut temaga pikendada. Jah. Üks asi, mida ma oleks Ruusilt tahtnud muidugi küsida, on see, et oleks võinud ikkagi nüüd järgmise intervjuu ajal küsida Hyundai vanameistrite käest siis, et mis nad siis arvavad, et võiks panna selle Hyundai Rally 2 ka järgmine aasta või? Ülejärgmine. Me pole isegi teada, kas Tänak sõidab. Temalt on teernud. Arvamust, jah. Munster, seda nime me ei ole maininud, ta on siis Tänak Neville'i taga 8. Munster võttis, vaatame, kas mul jääb see silma, viimasel katsel võttis Kortreit selle valu, mis ta sees oli, et ütles, ralli eelviimasel katsel pingutasin ja oli paar ärevat momente ja Ritti olin 20 sekundit maas, et kui ma veel surun ja välja sõidan, siis olen mina süüdi. Mis tõttu laias laas pigem, eks proovin lihtsalt sõita hea enesetundega või leida hea enesetunde. Enda siin ei ole mitte midagi öelda, see Ford on uskumatult kehv lihtsalt. Jah, eks ta midagi head ei ole selles mõttes kahjuks öelda, et ma üritan praegu vaadata eelmine aasta Formeau, mis ta tegi? Ei, mis eelmine aasta, see ei loe. Ei, lihtsalt huvi pärast, aga tead, et ta oli 3. Ja, mis eelmine aasta loeb, et eelmine aasta Hyundai'd olid ka vähe teised. Ei, aga selles mõttes me saame nagu võib-olla mingi sarnase paralleeli tõmmata, et Munster lõpetas eelmine hooaja lõpetas Kesk-Euroopas 5, Jaapanis 5. Selles mõttes, millest me räägime, et selles mõttes Munster, ta oli tempos enam-vähem, mitte nagu hea, ta oli vähemalt kuskil tempos. See aasta täitsa lootusetu võtab, hea, et ta Solbergi edes on, et mingil kiiruskatses sai Solbergilt ka, see mõtlesid küll, jumal küll. Nojah, selles mõttes, et mis ma tahtsin öelda, et võib-olla on sarnane mingisugune lugu seal, et Hyundai ei saa aastaga nii palju kehvem olla, Toyota ei saa nii palju olla eest ära aastaga, ja samamoodi võib-olla M-Sport ei saa nii palju kukkuda aastaga, kui eelmine aasta see auto võttis poodiumeid, et siis on nagu 2 varianti, et kui ta sõidab nagu veri ninast väljas ja saab 20 sekki tuppa, siis kas on küsimus sõites või on küsimus ikkagi selles ka kehvasti lahendatud mingisuguses auto lahendustes, kui hübriidist tuli loobuda. Et see on väga, ühesõnaga, mina ootan väga uusi autosid, aga probleem on selles, et võib-olla uusi autosid ei tule, et tulebki ainult toodest Toyota uue autole. Et tahaks ikkagi näha, et kõik tulevad uue autodega, et me ikkagi ajalooliselt teame, et kui uued autod tulevad, siis M-Sport on seal enamasti ikkagi eesotsas olemas kogu aeg.
vähemalt siis tehnika mõttes, et tehnika on tasemel. Ja Rally2 siis kuldsete kiivrite ja kuldsete kinnastega ja millele veel tead ikka kuldsete munadega. See oli ka päris pull intervjuu, et intervjueerija siis oli, et ma ütlen, see Rally2 ei ole mitte mingi pinget, seal aetakse lihtsalt kelbast. See oli ka, et ma mõtlesin, et sul ka hea hüüdnime välja, et nagu David Beckham, et Golden Balls, eesti keeles kuldsed kerad siis. Ja siis Solberg ütles, ma arvan, tüdruk sõber nõus sellega, let's go, vaata. Et see mõttes, et ma mõtlen, et seal täna otsas on fun küll, et ma ütlen, et kui siin on see mure, ma ise ei ütle, et see on nagu mitte see Tänak, et Ožeers ole lõpetamas 41, Tänak 38, Neville 37, Evans 36, ja need lõpmatult ei sõida, Rovampere võib-olla ei sõida enam iialla ralliautoga, siis vaadates, et see Fourmaux on ja milline see Solberg on, siis võib-olla seda mure, et ei ole, et nagu isitsusi ei ole, et kõige hullem asi, mis juhtuda saab rallimaailmas on mis? Et Sami Pajar jätkab rallimaailma valitsema. See oleks kõige hullem asi, mis reaalselt, see oleks nagu reaalselt maailma kõige hullem asi, mis saaks juhtuda. Mõtle ise 5 aastat järjest sõidab Sami Pajar MM-tiitli, et kui seda juhtu on... Oleks õudus. Ei, ma olen bring back Oliver Solberg, see on nagu lihtsalt nagu tõsiselt, ma ütlen, kõige lahedama karakteriga tüüp minu meelest hetkel kogu sarja peale, et sealt ikka tuleb. Aga neerest midagi, mis me homme ootame? Ootame siis, meil on sõita umbes 121,9 kilomeetrit kiiruskaatsid. Alustame Eesti järgi 00.23, lõpetame linnaratsega, mis on siis 10.35. No selline vana hea 10-tunnine päev. No see linnaratseks, et see kõik see muud otsustatakse seal enne. Aga ma ütlen, et see ralli peamine asi ainult, mis jumalast ei juhtuks, et peaasi, et Ožee ja Evans mõlemad seal ees püsiks. Jaa, nõus. Praegu tahaks ka seda, et nad kannavad selle ära niimoodi, et ja olekski just põnev, et täpselt niimoodi, et üks on Ožeer võtab võidu ja võib-olla suudabki Katsuta ennast vahele sätted, ehk meil oleks viimane etapp selline nagu raju, uus ralli, tiitli heitlus, võrdsete punktidega sisuliselt midagi, et see oleks ikka nagu marulahe lahendus sellele hooajale. Jah, ja jällegi, vihma, kui lubatakse sinna Toyota ranti, siis pigem pühapäevaks, aga mine sa tead, kõik võib juhtuda. Päris äge, see metsa vahel täitsa kottpime nagu öö ja siis tuled välja, on valged. See mingi põnevaid ägedad asju, see tunneligatse, kõik asjad, et kõik on nagu hästi. Ja kui me rääkisime nagu just tegelikult pärast Kesk-Euroopat, et kas see on nagu päris see, siis pigem me nõustusime, et sellise kontseptsiooniga pigem nagu ei ole päris see, mis võib-olla võiks seal olla kalendris, et on oluliselt lahedamaid asfaldirallisid, siis Jaapan on küll nagu minu meelest selles mõttes fantastiliselt lahe ralli, et see on keeruline, muutuvad olud, ülid twistid nagu kurvis ja siis tuleb jälle mingi kiired sektsioonid, ühesõnaga asfaldirallit väga nauditav jälgida sellist. Jah, ma kahjuks on ainult üks tiim. Seda küll, jah. See rikub ära. Aga võtame ühesaga, et nüüd ei jääks jälle kuulajatel võib-olla siis kurjad meie peale, siis ühesaga vähemalt tegelikult ju Hyundai ikkagi nagu kuhugi maani tegi vägeva hooaja, eelkätt siis nagu Ott Tänakuga, et püsiti tiitlimängus sees. See on nagu tegelikult kogu seda hooaega arvestades nagu raju tulemus, et püsida tiitlimängus selle autoga, kus sõitja pole nagu kaugeltki sellest, et see nagu rahul oleks, et kuhugi maani oli see nagu ülipõnev, et ikkagi Toyotadele, et me saime ikkagi rääkida, et mingi Hyundai on ka kuskil tiitlimängus sees. No ütleme nii, et kui võtame ära sellest hooajast asfaldirallid, näiteks Hispaania, Kanaarid, et sealt saab, eks ole, võtame Evansiga juba ainuüksi ja Ožeer ja sealt tuleb Tänakul -15. Võtame Monte Carlo asfaldi, kind of asfaldi, seal on Evansiga võrreldes -20, et tegelikult, kui võtta ainult kruusarallid ja Rootsis ka tulemustel vahet ei ole, et ainult kruusarallid, siis tegelikult nii võttes on see Tänak oleks nagu, vaataks seda tiitleitlust. Aga see asfaldiralli, see on nagu meeletu murekoht ja ma ei näe seda lahendust ka, et ei lähe nagu paremaks. Aga selle arvutuse ma võib-olla teen selle ära, mind jätta selline huvitama, et kui oleks ainult asfaldirallid, et mis see kaudel see Tänak oleks? Ainult kruusarallid. Ainult kruusarallid, jah. Ja, nõus. Et selles mõttes jällegi võib-olla selle pealt
jälle oleme optimistid loota, et järgmisel aastal, kus me oleme, siis me võime optimistidena loota, et aga võib-olla see auto ikkagi pannakse ka asfaldil tööle ja nendes keerulisemates kruusa mingites lõikudes, et me näeme, hooaeg on üpriski läbi saamas ja igal juhul me teame seda, et me saame tõenäoliselt ülipõneva hooaja lõpu ja me saame loota ainult sellele, et järgmine aasta Hyundai on ka konkurentsis, kus iganes Ott sõidab, vahet ei ole, isegi kui ta sõidab mis iganes meeskonnas, me tahame näha lihtsalt meeskondade vahelist võidusõitu. Jah, vot, aga sellele tõmbame saate kokku. Jaa. Ma lähen siis magama ära. Jah, ma ei lähe magama, aga ma lähen koju. Jah. Ja kuuleme taas homme, et taaskord siis umbes samal ajal, et te muidugi kuulete seda õhtul, sest ei tea, mis see sama aeg on, pole oluline, aga kõike head ja kuulmiseni. Homseni. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.